Tere! Minu nimi on Anna-Maria. Ma olen 11-aastane. Minu IQ on 365. See on teadlaste poolt välja uuritud. Ning olen omandanud doktorikraadi poiste teaduses. Seega on kõrgelt haritud poiste ekspert. Aga mis me siin ikka minust räägime, teid niikuinii kotis ja tegelikult pole üldse oluline. Sest ma tulin räägima grandioossetest teadusuuringutest, millega olen oma terve elu vaeva näinud. Ja lõpuks ma saan need teile avaldada, sest nüüd ma saan tõestada enne vastavalt 100% tõele. Sissejuhatuseks ma räägin teile, millised on meie kuttide kõneprogid. Plika, kuulake. Kui ta ütleb sulle, mul on vaja veidi oma aega, tähendab see seda, sinu jaoks ei ole mul minutitki aega. Kui ta ütleb, sul on kaunid näojooned, tähendab see seda, et sa võiksid paar kilo alla võtta. Aga tüdrukud, ärge võtke südamesse, sest nagu öeldakse, 100 kilo, naise ilu. Kui ta küsib, kas sa võiksid veidi kodustusülesannetes aidata, tähendab see seda, las sa Luida teeb need minu eest ära. Kui ta ütleb, mul on vaja veidi oma aega, tähendab see seda, et tal on vaja mõelda kõigi teiste tüdrukute peale. Aga kuna poisse on palju ja poisse on erinevad, siis ma mõtlesin, arvasin, et ma võiks ka räägida poiste tüüpidest. Esimene tüüp on paipoiss. Ta on viisakas, korralik ja enamjaolt abivalmis. Aga tal võivad olla omad miinused. Näiteks ta ei oska ujuda, kuigi tema väike õde, väike vend oskab. Või siis tema koduloomisegi oskab, kuigi tema ei oska. Järgmine kutt on siis arvutifreak. Pidutsemiseks ta aega ei leia, küll aga sulfaatööde kaupa netis küll. Ning on täielikult tunnustanud, et maailmas on olemas teisi asju ka, nagu näiteks tüdrukud. Kui arvutifreakiga õnnestub kohtama minna väljaspool võrku, toimub see iseenesest mõistetavalt tema toas. Kolmas freak on siis seelikukütt. Seelikuküti niipea kui ta plikab tüdrukut või naissoost olendit näeb, on ta justkui sipelgab püksis. Seelikuküti enda arust on olemas kõik, mida üks tüdruk tahta võiks. Kui soovite lähemalt uurida minu teadust, olen Instagramis täiesti olemas Kiivikas 3 S-iga. Kokkuvõttes no boyfriend, no problem.